Eelmine kuu kutsus sind endalt küsima, mis sind tegelikult piirab ja kui sa suutsid selle tuvastada, sisemised takistused, siis loodetavasti leidsid uue teeotsa ja uued väljavaated. Maikuu julgustas ja kutsus üles olema aus iseenda vastu ning teadvustama, et sinu sees peitub veelgi avastamata jõuallikaid. Ja nüüd on käes juuni. Õhk lõhnab niidetud muru järgi ja päikese järgi ja vaatame üle juunikuu üldised energiad. Ja ütlen veel üle, et tegu on üleüldiste energiatega ja igaüks võtab siit selle, mis sinuga just parasjagu resoneerub ja mis sind parasjagu kõnetab. Ja juunikuu kutsub sind elama täiel rinnal, sirge selja ja avatud südamega. Ja vaikselt kerkivad esile märgid sinu sisemisest maailmast, enesekindlusest, selgusest, emotsionaalsest tasakaalust ning küllusest. Ja need samad märkamised ja taipamised jõuavad tasapisi ka sinu igapäevaellu, peegeldudes otsustes, tunnetes ja suhetes. Ja juuni tuletab sulle meelde, et enesekindlus ei tähenda pelgalt tormamist ühest kohast teise, vaid ettevõtlikust, suuremeelsuse ilmutamist ning vajadusel kellegile järgnemist. Ja kui ma siin kaardid ennem ära segasin, siis tuli päris selliseid hästi nagu selliseid aktiivseid kaarte päris palju nagu välja. Ja mulle tundub ka, et juuni on, kui juunit võrrelda nagu mingi inimesega, siis juuni astub uksest sisse, kellel on samm kerge, silm särab, ta ei karda tõde välja öelda. Ja just see on sinu sisemine mina või sisemine sina, kellel on oma visioon, tuli südames, valmisolek tegutseda ja see kuu ei paku sellist nagu vaikset kulgemist, vaid sellist aktiivset keskpäeva energiat, sellist, kus keset päeva ilmuvad sütitavad ideed, loomingulised puhangud, eredalt, julgelt, elust mõnu tundes. Ja nüüd ei ole aeg peidus olemiseks. Nüüd on aeg seista sirge seljaga ja öelda, see on minu elu ja ma loon seda ise. Ja sinu sisemine tuli sütitab ja innustab ka teisi, kui sa seda soovid. Ja seetõttu juuni soosib ka selliseid ettevõtlikke inimesi. Olgu see töö või eraeluliste ettevõtmistega seoses, peaasi, et sa midagi teed, tegutsed ja pühendud, et sa võtad ka aega siis pühendumiseks. Nii, vaatame üle siis töö ja raha alguseks ja tööalases plaanis on nädal nagu lavatagune hetk, kus just lavatagune hetk enne lavale astumist. Nii. Adrenaliin kripeldab, ideed särisevad ja keegi peab ju selle kõik ka lavale tooma. Miks ei või see olla sina? Ja õnneks on sinust nüüd peidus küpsust, juhtimisvõimet ja see eriline energia või see eriline tuli, mis nakatab ka teisi tegutsema. Ja juuni soosib uusi äriprojekte, nende alustamist,
liidri rolli võtmist, aga et ole valvas, et sa pead tähele panema, et kas sina juhid või hoopis sa kustutad seda tuld. Sinu enda energia on hinnaline ja kui mõni projekt on nagu auklik ämber, et muudkui valad ja valad, aga sellest pole nagu mitte mingisugust tolku. Ja tagasi sa ei saa ka midagi. Ja siis on see ämber aeg kõrvale panna või prügimäele visata ja uus anum võtta, võib-olla isegi kuldse äärega. Ja just selline, mis hoiab ja peegeldab sulle väärtust tagasi. See võib olla ka inimene, kes hoiab ja peegeldab sulle seda väärtust tagasi. See võib olla ka mingisugune abivahend, mida sa endale soetad ja sa näed, see on hinnaline, see peegeldab ka sinu väärtuseid ja teised näevad, et see on sinule väärtus ja sina omakorda oled neile väärtus läbi selle oma suhtumise, läbi oma keskkonna. Ja rahaliselt võib nädal tuua võimalusi, mis näivad alguses tagasihoidlikud, aga hiljem võivad need osutuda väga kasulikeks. See tähendab, et ära alahinda väikesi või suisa siukseid imetillukesi samme ja muidugi julge küsida väärilist tasu. Küllus, edu ja mõni saavutus ei tule alati selliste suure orkestri ja pasunate ja konfettidega. Mõnikord ta saabub väga vaikselt, aga läheb sulle väga korda. Ja ohuks võib olla see, et seesama tuline loomus võib tuua endaga kaasa sellist liigset soovi laristada. Et kiired otsused ei ole halvad, aga kui need on rahadega seoses, siis seal peaks natuke nagu ettevaatlik olema, et raha tuleb, raha läheb ja üldse nagu pihku ei jää. Ja soovituseks võiksin öelda, et tee midagi sümboolset, mis kinnistaks külluse juurdevoolu. Kingi kellegile midagi südamest või kirjuta mingi tänusõna raha kohta ning pane rahakoti vahele või siis sul on sularaha sukas ääres. Et kirjuta midagi toredat, mingisugust tänusõna paberi peale, murra väikseks voldikuks kokku ja paned rahakoti sularaha vahele või siis ongi tõesti, et sukas ääres sularaha vahel. Ja kasuks tulevad ka külluse meditatsioon ja selline emotsionaalne visualiseerimine. Et leia endal aeg-ajalt selline vaikne hetk, sulge silmad, hinga sisse, hinga välja, kujutle end elamas juba sellises külluses või sellist elu, mida sa soovid. Ja ka näe ja visualiseeri või kujuta ette, kuidas raha voolab sinu ellu pingevabalt või et silmad kinni istudes hingad sisse, hingad välja, kujutad omal pangakontot, et paned PIN-koodi sisse ja pangakonto tuleb lahti, mis summa seal on. Et jällegi, et see annab sinu meelele märku, et see on täiesti normaalne summa. Universumile märku, et jaa, ma võtan selle summa vastu. Ja et see on selline enda poolt vaimne toetus külluse loomiseks. Ja võid ka vaadata, et kuidas sa jagad seda küllust teistega. Ja tunne neid emotsioone, mis sellega kaasnevad. Rõõm, kergus, tänulikkus. Tänulikkus on kõrgeim vibratsioon. Tee seda regulaarselt, eriti enne magama minekut või siis hommikul ärgates. Ja kui sa tahad iseendasse rohkem panustada, siis ma panen enda poolt sisse loetud
külluse meditatsiooni lingi sinna kommentaaridesse, siis sa saad seda endale soetada. Lähme edasi suhete juurde. Nii, panen need kaardid tagasi siia. Sisemine küpsus, kirg ja inspireeriv partner muudavad suhte ausamaks, sügavamaks, põnevamaks ja mõnikord ka otsekohesemaks. Kui sa oled suhted, siis nüüd on aeg toetada teineteise unistusi, mitte ainult argipäeva selliseid logistikat ja küsige päriselt ka teineteiselt, et kuidas ma saan sind toetada, kuidas me saame koos särada, tegutseda, midagi põnevat teha, mitte ainult koos eksisteerida, see on niisugune igav kaart, et ainult koos eksisteerida, aga see sümboliseerib ka usaldusväärsust, et usaldusväärne partner, aga et natukene oleks vaja nagu põnevust sinna sisse luua. Siis keerulisemastes suhetes on võtmesõnadeks usaldus ja kokkulepetest kinnipidamine. Et ühiselt sellise vastutuse ja kohustuste võtmine ja koos nende kandmine. Kui selleks üks osapooltest valmis ei ole, siis kerkivadki üles tulised vaidlused, kirglikud tülid ja emotsionaalsed manipulatsioonid. Ja kui sa oled vallaline, siis nüüd on see hetk, kus su enesekindlus võib kellegi teise maailma väga tugevalt mõjutada. Aga asi ei ole üldse sinu enda päästmine üksindusest, vaid sinu enda sisemises seikluse ja kire sütitamises. See tuli, mis sinus põleb, ei vaja tuult ega pidevat peale puhumist. Ega ka seda, et sa kuskile vaikselt oma ette nagu nurka poed ja ootad, et keegi tuleks ja päästaks sinu siis sealt üksindusest ja sellest nurgas konutamisest. Et tegelikult on see, et sinu sisemine mina vajab ruumi, aga ka imetlust. See on ka see, et imetlus, et imetlege mind, pöörake mulle tähelepanu. Ja sa vajad lava. Sa vajad lava, kus esineda. Ja vahel algab uus armastus sellest, kui sa ise endale ütled, ma ei vaja rüütlit, mul on minu hobune, minu mõõk ja minu kuldsed kontsad. Või siis meesterahva puhul kuldsade kontsade asemel võib-olla miski muu. Nii, ja lust ja elu ja seiklus võib alata. Siis tuleenergia tervise poole pealt toob kaasa vaimset erksust, aga ka sellist kehalist kurnatust. Et ära lase end läbi põleda, üle väsida ja kurnatusest kokku vajuda. Ja kui sa tunned, et tempo kisub nagu liiga kiireks, siis ja need kohustusi on liiga palju, et see virn kohustusi kasvab järjest kogu aeg, siis võta korraks rahulikumalt ja tee väike retriit iseenda koju, iseenda kodus või rabas eemaldu seltskonnast, logele niisama, loe, kuula mõnda juturaamatut või ole vaikuses. Ja ka tants käib sinna juurde, sest see on see pool, mis lööb sellise energia liikuma, energia käima ja keema. Nõrgad kohad võivad olla juunikuuses näiteks päikesepõletus, lahtise tule või kuuma esemega põletuste oht, siis magu ja refluks, punetused, tursed, hormonaalsed häired,
kerge vererõhk, südame kloppimine, et eriti kui on elu liiga tempokas ja täis pidevat kogu aeg tegutse, raba, kontrolli, taolist hoiakut. Liiga palju tegutsemist või siis sellist nagu mõttetööd ja liiga vähe sisemist kuulamist võib viia ka selliste keskendumise häireteni. Ja väga hea aeg on juunikuu siis ka rasvapõletuseks ja kaalu langetamiseks. Nii, aga ma võtan siit ka ühe kehakaardi, et vaataks, mis need ühe kehakaardi, vaata, mis siit välja tuleb. Tunnetan enda käsi, käed. Käed on südame pikendus. Kätega teostame enda mõtteid ja unistusi, anname ja võtame vastu. Kallistame ja valmistame. Käed on seotud kodu ja tööga. Käsi ei tõuse, kui ei ole tahtmist teha. Luba kätel liikuda nende täispotentsiaali kohaselt. Nii elad rohkem enda südame järgi. Käed peegeldavad hästi seda, kas valikud, mida teed, on sinuga kooskõlas. Pane tähele, mille peale käed tahavad tõusta, millel on käed jahedad ja millel käed ei tee sinuga koostööd. Nii, ja hea ühenduse loob kätega raputades, venitades, tugevdades, puudutades, masseerides peopesasid. Mina tean seda vanast ajast, et kuidas mõttetööd tugevdada, et kõik need näpud läbi käia järjest mitu korda. Et see on selline lihtne variant mõttetööd erksamaks nagu muuta. Ka kätega seoses. Nii, ja kui sind kõnetas see, mida sa siin kuulsid, nägid ja tahaksid veidi ka mind toetada, siis pane siia postituse alla like, jaga seda postitust oma sõprade ja vaenlaste vahel ja ma soovin sulle inspireerivat juunikuud, ettevõtlikkust, pealehakkamist ja ole hoitud ja kaitstud. Ja ma olen ühe sõnumi kaugusel. Ma olen selleks siin, et sind toetada ja aidata. Kaunist juunikuud sulle!